Tere! Nagu lubatud, siis räägime sellest uuest autost, mis laua peal on. Seekord sai päris palju ka mingeid timelapse videosi vahepeale tehtud või see timelapse'i kaamera käis kogu aeg, et ma üritan siia nii jutu taustaks kui siis ka niisama näitamiseks monteerida juurde mõned timelapse videod, et oleks natukene huvitavam vaadata võib-olla. Tegemist on siis 3. generatsiooni Camaroga, ehk siis Camaro Z28. See oli tegelikult täitsa sõitev, täitsa korralik auto. Ja siis inimene arvas, et kui juba ehitada, siis võiks ühe korra korralikult ehitada. Et siis omanik saagis selle kere täitsa tühjaks, tõi siia ära. Ja siis kui juba auto sai maha tõstetud, siis sai see auto peale pandud. Ja ilusti kõik loodi mõõdetud, paika mõõdetud, laua külge kinni rakistatud. Rakistamist on siis näha, et on siia sükene mõlemile poole A-piileritesse torud kevitatud. Ja siis esialgu sai siit alt ta kinni pandud. Sest omanikul oli autosse sisse 2 sellist kaigast kevitatud. Ja siis tagant sai siit niimoodi selle laua ja rakise külge kinni pandud. Et väga huvitava ehitusega kere, sest sellel kerel ei olnud põhimõtteliselt mitte ühtegi normaalset punkti, kus seda paika mõõta. Et leida laseri jaoks paralleelseid võrdseid punkte oli väga-väga keeruline. Siis Ivo oli ka siin, siis kolmekesi nuputasime ja üritasime paika teda saada. Aga tundub, et nüüdseks on ta paigas, on ilusti kinni rakistatud ja siis läks töö pihta. Et kui see kere oli siin, siis oli ka tagasild ära toodud ja siis ma tegin omal mõõtmised, et samamoodi tagasild on siis laua äärest 100 mm on tagasilla tsenter ning siis vastavalt, et see 4-lingi kaigas, mis siia tuleks, ehk siis siit punktist siia, oleks tsentrist 510 mm. Ja kuna selle bräketi, 4-lingi kere bräketi mõõdud olid teada, siis selle järgi sai välja mõõdetud need punktid ja siit sai hakatud edasi minema. Auto omanikuga pikalt arutledes tuli siis otsus, et pikendame kere, et esisild liigub 4 tolli, ehk siis põhimõtteliselt 10 cm, ehk täpsemalt 110 mm ettepoole. Ja see annab kogu selle auto telje vaheks, kas oli see 109 või 110 tolli, mis on juba täitsa hea. Ja siis sai tehtud põhjajoonis, sai kõik punktid paika mõõdetud, vastavalt siis sellele, kus mootor hakkab baseeruma, siis mootori siit on näha, et siit joonest ettepoole hakkab mootor, siis vastavalt sellele sai selle toru mõõt paika pandud, et siia praegult tuleb Powerglide käigukast, aga et ka mahuks tulevikus TH400 ära, siis see toru andis meile selle punkti ja seal Sigulli videos ma rääkisin, aga natukene sõnastasin kehvasti, et mitte selle toru pikkus ei tohi olla maksimaalselt 16 tolli ehk 402 mm, vaid siis siit tsentrist see pikkus ei tohi olla rohkem kui 16 tolli. Aga kuna see elu siin oli täpselt niimoodi, et see mahub siit ära, siit hakkab tulema siis armatuuri minev toru, et siis mahtus kogu see elu ära. Sai kõvasti mõõdistatud, tehtud põhjajoonis paberi peale ja siis vastavalt sellele sai need kõik kandurid, need alumiiniumpuljad, mis siin laua peal on, sai paika mõõdetud ja paika pandud.
ja siis edasi sai hakatud juba toru väänama. Nagu ikka, siis esimeseks toruks on see niinimetatud ka joonisel number 1 toru, ehk mis on siis see. Aga kuna meil on ka külg, ehk siis selle mõõt on 1/5 vist ehk 41,2 millimeetrit ja see külg peab olema samas mõõdus, siis see sai tehtud ühe toruna. Kindlasti kõik mõtlevad, et miks ta on ebasümmeetriline, et sealt on umbes 45 kraadi ja siit on 90 kraadi. See on puhtalt sellepärast, et sinna nurka ei ole ruumi vaja. Aga siia nurka on juhile ruumi vaja. Sest et siin tuleb samamoodi, et juht hakkab olema peakaarest tagapool. Ehk siis peakaar on siin ja juht hakkab olema selle koha peal nagu juhaautoski. Siis sai see toru paika mõõdetud, sai sinna küljetoru pandud ja siis juba poolraami torud. Ja kuna ma tahan, et nad siin oleks võimalikult 4 lingiga samas punktis, aga eest laius on laiem, siis sai siit väiksed panded tehtud, sai need paika pandud ja siis sai juba siit hakatud pandud see käigasti toru, siis juba need ette minevad ja jalakaitsetorud. Juhi all peab olema sirgetoru, see sai siia pandud ja siis ka siia keskele sai pandud samasugune toru, et ei oleks siin siuke peenike ühenduskoht, sest see on tolline toru ehk 25 midagi on välismõõt ja kas ta oli 1,47 seinaga. Et kui siia jätta see peenikene ristumiskoht, siis see jääb kaunis nõrgaks ja ajapikku võib siit pragunema hakata. Et seda toru joonis järgi siia nõutud ei ole, aga jätkuvalt mina ise oma peaga ei mõtle mitte midagi välja tegelikult, et kõik nii nagu Ameerikas tehakse, selle järgi ma siis teen ka ise. Ja tegelikult siis mõned kõvemad siukeste autode ehitajad on ka öelnud, et seal peaks olema see toru, et ta lihtsalt hoiaks seda kerejäikust, sest et ma olen oma silmagagi näinud, kuidas osade autodel, millel seda siin ei ole, on ainult need peeniksed torud, et kuna see sein on nihuke, siis ta hakkab siit murenema, aga kuna siin on jämedama seinaga toru ja siia tuleb pärast veel sükene liblikakujuline tugevduslapp peale, siis see koht jääb piisavalt tugev, et ta ei hakka katki minema.
Ja siis siin sai disain tehtud niimoodi, et kuna siit hakkab kohe paine, siis sai siia pandud toru samamoodi, et see lükkav jõud, mis tagasillast nendesse punktidesse tuleks, hajuks võimalikult võrdselt laiali ja siis ka poolraamide kaudu. Ja siis see toru ja see seal on juba kohustuslikud. Need on ka peened torud. Siis kui see kõik oli tehtud, siis sai peakaar painutatud. 4 link paika pandud, 4 lingi bracketid on nüüd niinimetatud uuemad bracketid, et ta on 3 tükist kokku keevitatud ja hästi paljude aukudega, et vastavalt sillale, vastavalt autole, vastavalt aplikatsioonile oleks võimalikult lihtne seda asja paika panna, et ei oleks väga ära fikseeritud selle bracketi ja selle bracketi kõrgused vastavalt, kuidas on vaja, et alumine kaigaseks jääks sirgeks, saaks selle siis panna. Ja tegelikult see plaat on veel niimoodi tehtud, et siit on näha, et need augud on läbi ja need ei klapi. Kui need nüüd poldid välja võtta, siis saab seda plaati liigutada põhimõtteliselt poole selle vahe võrra. Ma ei mäleta ausalt peas, mis see oli, äkki 20 mm on 2 augu vahe. Et siis saab siit 10 mm alla liigutada, et saaks vajadusel selle kaika täpselt 2 vahele panna. Ja ülemisega täpselt samamoodi. Et siis vastavalt, kuidas vaja on, saaks selle asja võimalikult lihtsalt ja valutult paika mõõta. 4 lingi bracketid olid valmis keevitatud, need sai laua peale siis keermelatiga ära ühendatud, täpselt paika mõõdetud, et see laius oleks nii, nagu peab olema. Sai veel ära mõõdetud, et sillaga on õigesti. Uuesti kõik raami peal ära mõõdetud, siia paika pandud ja siis sai siia selline jäme toru tehtud, mis siis ühendab peakaare ja 4 lingi ära. Siis ka siit on näha, et siit on väga palju asja ära saetud. Et kui me siit nüüd niimoodi vaatame, siis väline toru on põhimõtteliselt karbi sisse viidud ja kuna see plekk kosu siin peal, see jääb ainult väliseks, niinimetatud vihmavarjuks või väliseks iluks, siis siit see toru saigi niimoodi tehtud, et siit see karp jookseb mööda ja siis saab lihtsalt teha välise pleki, mis siis imiteerib seda väliskuju. Ja siis selle nii laiaks tegemise mõte on see, et juhil oleks maksimaalselt palju ruumi, kuna juht tahab samamoodi seda Sparko kõrvadega tooli, nii nagu jõuautos oli, et oleks maksimaalselt mugav ja ohutu, siis oli vaja natuke trikke teha, et see siia ära hakkaks mahtuma. Lisaks ka nüüd see toru sai nii välja painutatud kui vähegi võimalik, et kui nüüd siit tõmmata sirge, siis selle koha peal on umbes 5 mm vahet, et kuna küljeklaas on 3 mm, et siis see hakkab peaaegu siia vastu käima. Enne, kui peakaar sai paika pandud, sai siit hakatud seda topeltplekki välja lõikama. Siit on näha, et on see originaalkosu. Siit sai see kõik ära lõigatud, et saaks selle peakaare nii ülesse ja nii siit tulema kui võimalik, et saaks lihtsalt juhile maksimaalselt palju ruumi juurde. Siit on samamoodi kõik sisemised plekid ära lõigatud, sellepärast see ka nii naljakalt siia laua külge rakistatud on. Et siit on jäänud ainult põhimõtteliselt see väline plekk koos selle tagurpidi valsiga alles. Ja siit on jäänud natukene seda alla pööratud aknaplekki, mis tuleb pärast niikuinii uus, sest see on siit esiteks mäda ja siit tuleb siis õige kõrguse peal tekitada uus esiklaasi kinnitus. Aga jah, siis see kere sai siis siit punktidest ära rakistatud, sest siit on ta juba läbi lõigatud ja siit keskelt, kus on veel topeltplekk alles, siit sai ta ka ära rakistatud. Ja siis hetkel ka siit keskelt, et ta hoiaks veel oma kuju. Nüüd on vaja hakata siia järjest torusid tekitama juurde ja neile torudele siis kinnitusi kerega, et eeldatavasti kuskil siia, pleki alla tulevad siis esimesed kinnitused, et hakata seda plekkkosu paigal hoidma ja siis vastavalt järjest fikseerida see osa ära, et ta oleks toestatud, siis saaks selle tala siit ära võtta, saaks selle ära lõigata, siis juba aknatoru teha ja nii edasi. Et autoomanik on ise ka hästi huvitatud sellest protsessis, kuidas see kõik toimub, siis ta on siin tihedalt abis käinud ja kõik see, mis te siin näete, see on siis torude poolest on 3 päeva töö, pluss siis äkki läks terve pikk päev selle jaoks, et see kere siia peale panna, laua peale panna ja paika mõõta ja kinni rakistada
ja siis suht koht pikk päev läks ka sellele, et need kandurid siit täpselt paika mõõta. Et mis teeb selle elu ka natuke lihtsaks, on see, et see laud on kaheosaline ja lauaühendusjoon tekitab täpselt senterjoone, et siit on väga hea laiuspidi asju mõõta. Ja kõik diagonaalid asjad on paika mõõdetud, et kui ma selle laua mõõdu järgi seda toruraami teen, siis ma tean, et kõik on paralleelne, kõik on võrdne ja see kere saab nii hea kui võimalik. Ja nüüd on vaja edasi teha, et terve selle nädala saab veel seda autot ehitada, et eks siis ole näha, kuhu maani, kui palju on võimalik ühe nädalaga toruraami ehitada. Et suurem osa on praegu punktitud, paar õmblust on natuke, on tehtud ka paar õmblust, ehk natuke keevitatud, aga pigem on hetkel kõik punktitud. Et see muidu see kosu mängib ennast liiga ära, kui teda keevitada. Mida rohkem, mida struktuursem ta on, seda vähem ta pärast ära mängib. Siis Ivo Audiga pole vahepeal midagi toimunud. Janis käis vahepeal, et mõõtis selle mootori asendi ja need torud üle, et saaks siia ette seda plekki tegema hakata. Vabandan, valetan. Esiõtsad on paika saanud ja täitsa valmis saanud koos kinnituste asjadega. Roolilatt on lahti praegu siin. Ja siit on ka näha, et siit on see amort on pikaks lastud. Et siis ta on nii palju alla vajunud. Kui ma praegu õigesti mäletan, siis rattal on eraldust, oli vist 8 sentimeetrit äkki hetkel või. Et siin juba õõtsad vaatavad nagu nurgaga kõvasti alla. Ja siin on õõtsad ilusti paralleelsed, suht 0 kraadi all. Õõtsad on samamoodi Dokkolist 25,4 ehk siis tolline toru ja kas ta oli 1,47 seinaga, kui ma õigesti mäletan. Roolilatt tuleb E30 võimuta latt, et selle kinnituste tegemine on veel keeruline, sest et siia ette peab mahtuma veel tämper ja kõik see rihmamajandus ära. Ja kuna mina sooviks, et kujukarteri pump oleks siin, siis et kuidas see roolikardaansit ära mahutada, et seda peab natuke mõtisklema ja vaatama. Et ma kohe üldse ei tahaks kujukarteri pumpa siia poole panna. Et mul enda visiooni järgi õlipaak oleks just siia poole hea panna. Aga kui ei saa, siis tuleb ikkagi pump siia panna, õlipaak sinna. Ja siis ka siin mõnel õhtupoolikul olen Žigulli hästi natukene teinud, et 4 link on paigas, peakaar on paigas, siis paindega armatuuritoru ja need esimesed toed on paigas. Et siit sellest plaadist on nüüd näha, et siit see plaat on õige koha peal ja siit hakkab nüüd mootor edasi minema. Ja see auto nüüd tuleb hoopis teise disainiga, et siit on näha, et peakaar on päris paraja nurga all, tegelikult seda on 6 kraadi kõigest. Ja siin tuleb kogu juhi osakond ehk funny gauge peakaarest 100% ette poole. Ka sellepärast on see siukse nurga alla pandud ja kuna Žiguli on nii palju kitsam auto, siis see annab mõne lisaeelise, et seda istet siia paremini ära mahutada, sest siia tuleb samamoodi selline Sparko kõrvadega iste ja see on veel see nimetatud XL suurus. Aga jah, see on siin paigas niimoodi. Et vahest õhtuti nädalavahetuseti nokitsen seda edasi, et siin saabki hakata juba neid ülemisi torusi painutama. Aga Kamaroga on jah selline seis, eks neid mõtteid asju on palju. Mis mootor siia tuleb, seda ma veel ei hakka ütlema, see hetkel seda võite kommentaariumisse pakkuda, et mis mootor siia tuleb. Ja eks lõppkokkuvõttes on selle auto mõtte ikkagist outload sõita või veel kiiremat klassi, aga eeldatavasti esialgu äkki superkombist alustab. Et kuna on oluliselt kiirem masin, millega selle auto omanik eelnevalt on sõitnud, et siis oleks hea rahulik alustada ja harjutada. Aga mina hetkel tänan ja siis kellel meeldis, pange like ja kui on küsimusi, siis küsige ja eks üritame varsti jälle miskit teile huvitavat siin näidata.